see on ka muidugi olnud oluline, mis on siiamaani jagatud. Aga tee lahti teine ajaraamat, 5. peatükk. Ja ma hakkan rääkima püha vaimu väljavalamisest. Tegelikult mul on täna nagu pikem alapealkiri ka. Ja see on, mis see küll peaks tähendama. Mis see küll peaks tähendama. Ma arvan, et kui sa oled tuttav Uue Testamendiga, ühe üsna tuntud kirjakohaga, siis sa tead, kus see pärit on, see fraas. Aga vaata teine ajaraamat, 5. peatükk. Kui preestrid, siis 5. peatükk 11. salm, kui preestrid pühamust väljusid, siis kõik seal olevad preestrid olid endid pühitsenud rühmadele vaatamata. Ja kõik lauljad, leviidid, Aasaf, Heeman, Jedutuun ja nende pojad ning vennad seisid valges linases riides simblite, naablite ja kanneldega ida pool altarit ja ühes nendega 120 preestrit, kes puhusid pasunaid. Pasunad ja lauljad pidid ühe korraga kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Jehovale. Ja kui nad häält tõssid pasunate, simblite ja muude mänguriistadega ning Jehova kiituslauluga, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti, siis täitis pilv koja, Jehova koja ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast, sest Jehova auhiilgus oli täitnud Jumala koja. Nüüd, mis siin toimub, seesama lõpufraas? Jumal täitis selle koja, millega? Oma auhiilgusega. Et kui me näeme Vanas Testamendis erinevaid kirjakohti ja asjad, mis seal sündisid, need toimusid eeltähendavad meie jaoks. Siis need asjad, mis seal toimusid, need on asjad, mida Jumal tahab ka meie seas teha ja sageli palju suuremal ja palju jõulisemal määral tegelikult. Vaata nüüd Hagai raamatu 2. peatükki ja 6. salmi. Nüüd see räägib ka sellest samast. Sa võid mind törtsukese võimamaks panna. Hagai 2.6. See ütleb niimoodi, sest nõnda ütleb vägede Jehova, veel pisut aega ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Ja panen värisema kõik paganad, nõnda, et kõik paganate rikkused tuuakse. Ja ma täidan selle koja toredusega, ütleb vägede Jehova. Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Jehova. Selle koja tulevane toredus peab olema suurem kui esimesel, ütleb vägede Jehova. Ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehova. Nüüd ma loen sulle selle salmid laiendatud tõlkes. Ta natukene näed, võib-olla siin on natukene mahlakam see asi. Ütleb, sest nõnda ütleb vägede Issand, veel kord natukese aja pärast ma raputan ja panen värisema tähise taeva, maa, mere ja kuiva maa. Nii et kogu kupatus pannakse värisema. Ja raputan kõiki rahvaid ja kõigi rahvaste igatsused ja hinnalised asjad tulevad sisse. Ma täidan selle koja hiilgusega, ehk siis auhiilgusega, ütleb vägede Issand. Hõbe on minu, kuld on minu, ütleb vägede Issand. Selle koja viimane hiilgus koos tema järglasega, kuhu Jeesus tuli, on suurem kui esimesel, ütleb vägede Issand. Ja selles kohas ma annan rahu ja jõukuse, ütleb vägede Issand. Et sa võid näha, tegelikult ta räägib millisest kojast, sellest Jumala kojast, kus täna meie elame või oleme nii-öelda. Ehk siis ta räägib ettevaatavalt ja ta kavatseb, mida ta kavatseb tuua ühe suure, ta kasutab siin sõna hiilguse ehk auhiilguse. Siis sa võid näha siin ka veel, selle sees on see, et ta ütleb, et ta toob sellesse kohta rahu ja jõukuse. Ja ta ütleb just selle sama ette veel, et hõbe ja kuld on tema. Nüüd, kui Jumal kasutab väljendit hõbe ja kuld, siis saame aru, tolle aja kontekstis see ei rääkinud ainult kallitest metallidest, vaid see rääkis tegelikult rahast. Amen.
Ma loodan, et sa saad aru, sest see tol ajal nad kasutasid rahana hõbedat ja kulda, ta oli müntidena lihtsalt ja selles mõttes sageli selle nii-öelda mündi reaalne väärtus oli ka sellel rahal nii-öelda. Tänasel päeval meie see paberil otseselt seda väärtust ei ole, tal on lihtsalt antud see väärtus. Või ka isegi mündil, sellel ei ole otseselt seda väärtust, kui sa selle metalliks teeksid, siis tal ilmselgelt sükest väärtust ei ole. Vaete vahel see võib isegi juhtuda veel teistpidi, et võib-olla see metalli väärtus võib äkki kohati rohkemaks minna. Aga nüüd mis iganes. Nüüd vaata veel 1. Korintlastele 3:16. Nüüd see räägib sellest samast, kus me täna oleme. Tegelikult mul ongi juba hea, vaata jälgi kohe seda tõlget, mis sinul on käes ja ma loen sulle kohe ta laindud tõlkes. Ta ütleb niimoodi 16. salmis, 1. Korintlastele 3:16. Kas te ei erista ega mõista, et teie kogu Korintose kogudus olete Jumala tempel, tema pühamu ja Jumala vaim elab teie sees alaliselt, et olla teis kodus kogudusena ja üksikult. Nüüd ta ütles ennem, et ta kavatseb täita oma koja auhiilgusega, selle sama tulevase koja. Nüüd siin ta ütleb, kus see koda või hoone on. Ja ta ütleb, et see on kogudus. Nüüd see ei ole füüsiline hoone tänases päeval. Saame aru, vanas lepingus ta täitis selle füüsilise hoone oma auhiilgusega. Nüüd tänasel päeval ta täidab selle vaimse hoone oma auhiilgusega. Nüüd selle sama auhiilguse tulekuga on kaasas üks element, mille me praegu täna võib-olla pikalt ei tegele, on see, et ta toob ka jõukuse kogudusse. Siis saame aru siis ka füüsilise jõukuse ja külluse ja mitte ainult sellepärast, et meie seda saaksime nautida, vaid see on selle jaoks vajalik, et Jumala tahe saaks teostatud. Ja see on üks asi, mille suhtes meil tuleb ennast nii-öelda valmis panna. Nüüd vaatame Apostlitegude 1. peatükki. Ja nüüd hakkame vaatama seda, kuidas toimus väga tuntav kirja kohta, aga vaatame seda nagu sükse uue pilguga või selles mõttes uue pilguga, et hästi tähelepanelikult igat detaili. Apostlid 1:8. Ta ütleb siin siis, aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Nüüd ta räägib tol hetkel oma jüngritega, aga mitte ainult 12-ga, vaid kui sa vaatad konteksti, siis me saame aru, et seal oli üks suurem rahva hulk ja tegelikult 1. Korintuse kiri viitab sellele, et neid oli seal 500 ringis tegelikult. Need inimesi koos, kes olid teda kuulamas. Ja ta ütles, et nemad saavad püha väe ja peavad olema tema tunnistajad. Kas ta märkad, ta ei ütelnud, et te peate lihtsalt olema minu tunnistajad, vaid ta ütles, et te saate väe ja siis peate olema minu tunnistajad. Me näeme selleks, et olla efektiivne tunnistaja, on veel vaja Jumala väge. Ja see ei ole küsimus mitte see, et me kardame muidu rääkida, vaid küsimus on selles, et tema evangeeliumi tunnistamine või Jumala sõna kuulutamine ei ole ainult sinu sõnades, vaid me näeme, selle oluline element on see sama, et see on ka väes. See tähendab seda, et see reaalselt toob Jumala kohalolu nende inimeste ellu, tervenemise, lahendused, muutused, mis iganes. Amen. Ja see on see sama asi, mida Jumal tahab konkreetselt teha ka meie seas ja meie kaudu. Ja selleks meil on vaja väge. Ja ilma väeta me ei pea minema välja. Amen. Ja ütleb, et te saate püha vaimu väe. Nüüd üks asi on see, et vaeta vahel inimestele isegi meeldib seda kirja kohta lugeda, aga neile ei meeldi lugeda, mis see tähendas, et nad said püha vaimu väe. Hakkame vaatama seda. Apostlitegude 2. peatükk. Nüüd see vägi tuleb ja see vägi valatakse välja nende peale. Apostlite 2:1. Ja kui nelipühipäev tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevas sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neil ilmus nagu lõhestud tulekeeli ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Ja ma loen siit kohe ka edasi.
Aga sa märkad, nüüd see on tuntud kirjakoht meile. Nüüd see kirjeldab seda, kuidas see sama vägi sai välja valatud selles siis koguduses tegelikult. Saame aru, et see kogudus ei ole tingimata see hoone, vaid selles Jumala loodud koguduses nende inimeste seas, nende inimeste üle. Ja nemad, kes olid koos, moodustasid juba selle vaimse templi, kuhu Jumal valas välja oma vaimu. Nüüd, mismoodi seda tegi? Kas sa märkad, siin on juba mõningad asjad. Siin on tuul, siin on tuli ja siin me näeme ka võõrastes keeltes rääkimist. Nüüd mõndele inimestele meeldib see, et ma tahan ka pühavaimu, et kristlased saavad pühavaimu väe. Aga kas me oleme valmis selleks, et Jumal tahab ennast ka nähtavalt näidata? Tema mõte ei ole selles ainult, et Kristus on ainult üks kena jutu rääkimine või midagi taolist. Sest vaata vahel ka isegi paljude jaoks on välja kujunenud see, et kui me räägime ühest kristlikust kogudusest või kirikust, kuidas iganes seda tahame nimetada, ja kui see kooslek on toimumas, siis paljud arvavad seda, et me tuleme siia kokku, siis me laulame ilusti viisakalt mõned laulud, siis keegi räägib ühe kõne ja siis võetakse ka ohver üles ja kõik on hästi välja peetud, kõik on nagu ilusti planeeritud, korrapärane, ilusti keegi ei tunne ennast ebamugavalt, umbes nagu üks mingisugune kõnekoosolek või nagu mingi parteikoosolek või mis iganes, teema on muidugi teistsugune. Saad aru? Ja seda paljud arvavadki sedasi, et see peabki olema kogudus ja selline peabki olema kogudus. Nüüd Jumal ei arvanud niimoodi. Esimene kirjeldus kogudusest ei ole meile sükene väga välja peetud ja väga sükene nagu inimliku loogika järgi püsti pandud asi. Tuul, tuli, võõrad keeled, kõik räägivad samaaegselt korraga. See ei ole nagu öeldakse, mõni ütleb, et piibel ütleb, et kõike peaks tegema ikka ilusti ju korra järgi ja viisakalt. Nüüd, kes paneb paika, missugune on kord ja mis asi on viisakas? Jumal on see, kes paneb paika, see on tema kogudus. Mitte inimene ju paneb paika, et tema arvab, et see on viisakas ja see on korra järgi. Mina panen selle mõõdupuu, et selline nüüd käitumine on viisakas ja selline käitumine on korra järgi, et niimoodi peaks toimuma kogudus. Ja siin, kui me hakkame seda edasi lugema, siis inimliku viisakuse ja korra järgi väga paljusid asju ei tehtud seal. Et me peame paika panema kõigepealt standardi, missugune on viisakalt ja korra järgi. Vaatame edasi, nüüd mis juhtub. Nüüd üks huvitav element veel siin. Kas sa märkad seda, et see on üks asi, mis meil tasub meeles pidada üldse seoses pühavaimu tööga, kui pühavaimu midagi tegemas meie seas. Siis kas sa märkad, ta ütleb, et pühavaim langes nende peale. Ehk siis nad ütleb, et sa täis pühavaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli nõnda, nagu vaim neile andis rääkida. Kas sa märkad, ehk siis pühavaimu ligiolu tuli nende peale või nad said täis pühavaimu, kuidas me iganes seda väljendit kasutame. Ja siis ta ütleb, ja nad hakkasid. Kas sa märkad, pühavaim ei hakanud rääkima? Nüüd see ongi üks väga lihtne printsiip. Kui me räägime pühavaimule alistumisest või kuuletumisest Jumalale, siis alati ongi see, pühavaim annab sulle märku, millekski on aeg ja nüüd sinul tuleb hakata tegema. See on klassikaline skeem. Mismoodi see nüüd siis välja näeb? No kas või kõige esimene situatsioon, kui sa saad pühavaimuga ristitud esimest korda, see sama kogemus või täidetud pühavaimuga, kuidas me nimetame seda iganes, mõlemad väljendid on õiged piiblis, siis mis on? Pühavaim tuleb sinu peale, keegi inimene võib sinu isegi käe peale panna ja mis siis sina pead hakkama rääkima neid võõraid keeli. Pühavaim ei võta sinu suust kinni ja hakka seda liigutama üles alla. Ta ei pane sinu lõualuud liikuma. Mõni ütleb, aga pühavaim võib tulla ju meie üle. Nüüd üks asi, alati me peame selleks ikkagi ja tegelikult andma tehniliselt loa. Ka isegi kui pühavaim inimesi täidab või puudutab, siis inimene annab selleks loa. Kas või isegi see, kui inimene tuleb näiteks ette ja laseb endale käsi peale panna, et kas või isegi värskenduseks või tervenemiseks, ta on andnud sellega loa. See samas sest see, et ta tuleb ette, sellega ta annab teada, ma olen nõus, et minu eest palutakse, ma olen andnud loa Jumalal vaimul minu elus tegutseda. Kas pole nii?
No see sama ja sealt samast sedasi nüüd püha vaim saab teha midagi. Ja nüüd see inimene on tabatud püha vaimu poolt, võib-olla Jumala vägi nii-öelda tabab teda, isegi võib-olla kukub maha või hakkab rõõmutsema, hõiskama, aga ta on andnud loa. Jumal ei võtnud teda üle, ta andis loa. Amen. Samamoodi ka sina annad selle loa, nüüd ma hakkan rääkima, ma avan oma suu, ma hakkan rääkima. Ja samamoodi sa võid ka oma igapäevases elus nii-öelda ma hakkan rääkima võõraid keeli. Ma avan oma suu ja räägin võõrastes keeltes. Amen. See on väga lihtne printsiip tegelikult see meeles pidada. Aga nüüd toome selle natuke teise alasse. Ma jõuan sinna hiljem ka. Me näeme siin toimumas mõningaid muid asju veel. Sa oled püha vaimu täis ja neid isegi süüdistatakse purjus olemises ja aete vahel on erinevaid püha vaimu ja väe avaldusi, kus püha vaim on tegutsemas ja puudutamas inimest. Näiteks sa oled näinud võib-olla vahest inimesi pühas vaimus tantsimas. Nüüd elistame kahte asja. Üks on selline koreograafiline ette planeeritud tantsimine. Sükest asja on võimalik ka inimestel teha. Võib-olla kui sa kunagi noorem olid, võib-olla õpetati sulle kuskil peotantsu, siis võtsid oma partnerist kinni ja astusid ettepoole ja viis kõrvale ja juurde tagasi ja nii edasi. See vist on valsisammu, midagi nagu mäletan, eks ju. Nüüd see on planeeritud koreograafiline tantsimine, on ju nii? Nüüd igaks juhuks ma sulle ütlen, üks tarkus, kui sina oled vallaline või ka abielus, siis sinul ei ole põhjust sükest tantsu teha kellegi teise, kui sina oled abielus, siis oma abikaasaga sa võid seda teha, aga mitte kellegi teise naisterahvaga või ka vallalisena kellegi teise nii-öelda naisterahvaga, ma räägin mehe rollist. Sa ütled, miks selles halba on? See ei ole hea oma olemuselt. Miks pärast? Sellepärast, et seal toimub teatud kontakt, teatud side, teatud puudutused ja see ei ole hea idee lihtsalt. Piibli järgi me näeme ka seda just, et me peaksime hoidma ennast ka kõige sükse nii-öelda asjade eemale, mis on natuke tunduvad, võib-olla mitte kõige paremad. Amen. No me ei tee ju midagi sobimatut. Sul ei ole vaja kaisutada kedagi teist, kes ei ole sinu abikaasa. Amen. Oma abikaasaga sa võid tantsida seda tantsu, kui sa tahad ja soovid. Selles ei ole probleemi, ma arvan. Aga muus kontekstis see ei ole okei. Ma tean, võib-olla mõned inimesed ei taha sellega nõustuda, aga sa võid vaadata Piibli printsiibid tegelikult kinnitab, mul ei ole praegusel aega tegeleda. Okei, aga lähme tagasi nüüd. Lähme tagasi siia siis. Apostelikude 2. peatükk. Ja ma olin 4. salmis. Nemad hakkasid rääkima teisi keeli, nende nagu vaim neile andis rääkida. Ütleb, aga Jeruusalemmas oli elamas juute ja jumala kartlikke mehi kõigist rahvast taeva all. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest igaüks kuulis neid rääkivat oma keelemurret. Nüüd me näeme, siin oli üks teine üleloomulik asi, mis vahest võõraste keelte puhul võib juhtuda, on see, et inimesed räägivad ka eksisteerivaid keeli. Siis tähendab seda, et see võib olla kellelegi arusaadav. Nüüd väga sageli sellises juhtumites see ei ole sellele rääkijale ikkagi arusaadav, aga see võib kellelegi teisele, kes on kuulja rollis, arusaadav olla. Aga enamasti, kui me räägime võõrastest keeltest, kui me palvetame või ülistame Jumalat, siis see ei ole eksisteeriv keel. Aga mõnes situatsioonis see võib olla. Me näeme seda Piiblis on viidatud selle. Nüüd, aga lähme tagasi siia veel. Nüüd siin juhtus süke asi. Kui nüüd see hääl tekkis, kas sa märkad, see hääl, see tuulekohin oli järelikult nii kõva, et see oli ka kuulda üle linna. See on ka väga huvitav selle juures. Kui see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest igaüks kuulis siis neid rääkivat oma keelemurret. Ja hämmastusid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Nüüd said ühest asjast ka aru, et loogiliselt need mehed ei saa osata nii palju erinevaid keeli. Nad said aru, et see on midagi eriskummalist. Need on ju Galilea mehed ja mismoodi nad saavad Jumala suuri asju rääkida päris mitmetes erinevates keeltes. Seda hakkab siin neid nimetama järjest neid keeli. Vaata, kui ta ütleb, meie partalased, meedlased, eelamlased, kes elame Mesopotaamias, Juudas ning Kappadookias, Pontuses ja Aasias ja Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Küreene poolses Liibüas ja siin asuvad roomlased, juudid ühes nende usku pöördunutega, kreetalased ja araablased, kuidas me kuuleme neid rääkivat meie omis keeltes Jumala suuri asju.
Nüüd me näeme, et need inimesed rääkisid, järelikult need keeled jooksid vähemalt siit läbi. Nüüd lisaks selle, kui sa mõtled üldse maailmas eksisteerivate keelte peale, siis hämmastav on see, kui palju on igasuguseid murrakuid ja veel igasuguseid veel omaette selliseid huvitavaid asju vahest, et sa ise vaatad ka, nagu mis asi see sükka. Isegi mis Saksamaal olla, üks huvitav situatsioon oli, me olime ühtedega seal söögikohas koos ja istusime ja nendel üks sõber tuli sinna ka laua äärde külla nendega juttu rääkima ja Kai saab saksa keelest aru päris normaalsel tasemel. Ja mina nagu ei saa aru, aga salas ma tunnen kõlalt ära, et kuule, kas see on saksa keel või kas see ei ole saksa keel ja saan mõningatest üksikatest sõnadest aru. Aga ja see hakkas rääkima, ma vaatasin Kai poole, et mis keeles ta räägib. Kai ütles, et see on saksa keel. Aga mitte nii-öelda see tavaline klassikale, vaid see on mingisugune murrak, mis kõlas absoluutselt minu kõrvadele. Selles mõttes, et ma ei tundnud isegi üksikuid fraase väga ära, mis võiksid olla enam-vähem sarnased. Mõned üksikud midagi nagu tundusid väga sarnased. Nüüd ka isegi selles riigis seal väikestes alades on väga palju erinevaid murrakuid. No meil siin Eestis kahjuks nad on hakanud välja surema, aga mõned, ütleme, seal Võru kandis oskavad siiamaani veel ikkagi rääkida seda Võru murrakut ja see on ka midagi sellist, kui sa kuuled seda rääkimas inimest, siis sa kõigist sõnadest isegi päris ei saa aru, kui sa ei ole kursis sellega. See on päris huvitav kuulata. Nii et me näeme, kui palju neid keeli on olemas ja siin me näeme nüüd, nad hakkavad äkki rääkima nendes keeltes ja mitmed neist saavad aru, toimub midagi üleloomulikku, jällegi midagi üleloomulikku. Nüüd see on üks asi, mis on omane, kui Jumala vaim hakkab liikuma. Sellega on kaasas midagi üleloomulikku, midagi, mis on üle tavalise, mis ei ole see sama moodi, nagu tavaliselt inimesed on harjunud. Midagi sellist, mis on, ja lisaks sellega sa märkad, midagi, mis on ka kuuldav ja mis on ka nähtav. Et see ei piirdu ainult sellega, mis on mis inimesed on harjunud või mis on üleloomulik ja see on normaalne, kui Jumal hakkab tegutsema, sellega kaasas on üleloomulik. Ja siis ta ütleb, ja nad kõik olid hämmastunud ja kahe vahel ning küsisid üksteiselt, mis see küll peaks tähendama. Nüüd see on seesama fraas, mis mul tänase jutluse pealkirjaks oli, mis see küll peaks tähendama. Nüüd see on see, mis sageli inimestel võibki tekkida ja tekibki alati, on see, et kui nad näevad Jumalat liikumas ja kui sa märkad just üleloomulikku toimumas, siis neil tekib küsimus. Ja inimestel peakski tekkima küsimus. Kui inimesed tulevad sageli nii mõndagesse kogudustesse, neil ei teki küsimust, mis see on, mis see peaks tähendama. Sellepärast, et sageli kogudused on niivõrd raami ja karpi pandud ja ei lasta Jumala vaimul teha seda, mis ta tahaks teha. Kõik on nii-öelda inimliku korra ja isakuse järgi paika pandud. Ja arvatakse, et kõik on hästi ja suurepärane, aga tegelikult Jumal ei ole selles kohas liikumas viisil, nagu tema tahaks. Amen. Sest see algne eeskuju ei olnud selline, nagu ta tänasel päeval vahest on kujunenud. Sest peaks tekkima inimestel küsimus, mis see peaks tähendama. Peaks toimuma midagi üleloomulikku. Peaks toimuma, kus Jumal on nähtav reaalsete imede, ka sõna kaudu, erinevate ka vaimu ja väeavalduste kaudu. See peaks olema normaalne osa koguduse elust. Amen. Et inimestel tekikski küsimus, mis see peaks tähendama. Nüüd siin on üks teine vastutus meil kui kristlastel, kui sellised asjad peavad juhtuma ja kui me teame, et on inimesi kohal, kes ei ole sellega kokku puutunud või ei tea seda, me peaksime selgitama. See on väga suur tarkus, kui sina ise oled mingit koosolekut juhtimas, mingil koosolekul teenimas ja sa tead, et on koosolekul inimesi, kes ei ole sellist asjadega kokku puutunud, siis sa peaksid selgitama, sest see võib vahel mõne inimese ära ehmatada. Eks ma toon ühe loo, mida Kai vist kunagi isegi on rääkinud ka, kuidas tema sai püha vaimuga ristitud. Ta oli Saksamaal ja nii-öelda oli saanud päästetud ennem seda, kui ta sinna läks ja seal olles, siis hoidis oma sidet ka, ütleme, oma õega vaimulikes asjades nii palju, kui ta oskas talle jagada. Ja tol ajal, saad aru, ei olnud telefoni helistamine nii väga lihtne, oli olemas küll, aga see oli liiga kulukas ja see oli nagu väga komplitseeritud, siis sageli saadeti paberkujul kiri. Sa mäletad sükest asja, et sükest asja tehti kunagi. Kui sa nii vana oled, siis sa tead. Mitte e-mailist ei ole juttu, siin ei mingisugusest muust message'ist. Paberkujul kiri. Paberi peale kirjutati ja saadeti. Okei, aga ta oli siis kuulamas, ta oli saatnud talle kassette erinevate ülistuslauludega, mis olid koguduses siis salvestatud seal, ütleme, eesti keeles. Siis ta kuskil tänava peal käis Kai ja laulis siis mõne ülistuslaulu kaasa kasseti kuulates. Ja laulab
ja äkki tuleb tema suust midagi välja, millest ta ei saanud aru, mis asi see on. Mingisugused imelikud keeled hakkavad suust välja tulema. Saad aru? Ja ta hakkab rääkima nendes või laulma nendes. Ja ta mõtles, et mis asi see sükke on, mis minuga nüüd juhtus. Ja nüüd ta ei saanud sellele vastust, kirjutas aga kirja oma õele siia Eestisse, et mis asi see on, sükke, mis on juhtunud muga, mis imelik kärk see on nüüd. Ja siis ootas, mis iganes edasi-tagasi võis olla paar nädalat vähemalt. Ja see kiri jõudis talle tagasi koos kassetiga, kus oli väike õpetus ka sellest teemast. Ja siis ta sai teada, see on normaalne ja see on okei asi. Aga vaata, üks asi on ka see, et Jumal võib teha sellist tüüpi asju sinu elus, millega sa ei ole kursis, aga ta tahab anda sulle vastused ja sul on vaja vastuseid. Amen. Üks asi ka, kui me räägime sellest, et püha vaim on tegutsemas, siis see ei ole, isegi kui see on sinu jaoks mingil kombel uudne, aga see ei ole, nagu öeldakse, see ei ole kuidagi negatiivne, see ei tekita sinus. Üks asi on ka see, et kui Jumal juhib meid rahu ja rõõmu kaudu ja alati ka selle kaudu, mis toodab nii-öelda positiivset vilja. Ja kui Jumala vaim on tegemas midagi, kes üleloomulikku sinu elus, siis sellega on alati kaasas ka see positiivne vili. Vahest mõni inimene ütleb, et ma olin mingis situatsioonis ja olukorras ja mul oli kohe süke rõhumine ja süke paha tunne ja kuidagi nii hahastus ja kas Jumal tahab mulle midagi sellega öelda? Jumal ei juhi sind ei ahastuse, rõhumise ega depressiooni kaudu. Amen. Jumal ei taha sulle midagi ütelda. See, mis tuleb selles kohas öelda, seisa selle vastu ja käsi sellel kaduda kuradil. Amen. Ta juhib sind siis kas rahu kaudu või teatud situatsioonis ka selle kaudu, et sul ei ole rahu, ehk siis sa tunned oma südames, see ei ole õige valik või õige asi, mis sa peaksid tegema. Ehk siis mingis mõttes on see selline positiivne rahutus või nii-öelda, sa saad aru, see ei ole see. Amen. See on viis, kuidas tema sind juhib. Et kui sa puutud sellist tüüpi asjadega kokku ja lase ennast petta, sellega vahest mõni inimesed ütlevad, see oli kuidagi, ma olin nii surves, ma olin nii pinges, ma olin kuidagi nii tohutu depressiooni ja all selles situatsioonis. Jumal vist tahtis mulle midagi. Ei, Jumal ei tahtnud mitte midagi sulle öelda. Lase ennast petta. Jumal ei ütle sulle selle kaudu midagi sellisel viisil. Sest tema juhib sind rahu kaudu. Amen. Lähme tagasi. Nüüd meil on vaja selgitusi kohtades, kus Jumala vaim midagi teeb üleloomulikku. Ma olen kunagi rääkinud, aga ma räägin seda uuesti, see ei paha. Mõtleme, mis aastatesse see jääb. Kuskil 90-ndasse umbes, üsna täpselt numbri mõttes. Ma olin päästetud saanud 1989 aastal lõpus novembris ja 90 kanti ma olin Olevisti koguduses, käisin ja seal üks väiksem koosolek oli, seal üks Inglismaalt üks grupp kristlasi ja kuna ma natukene inglise keelt oskasin siis ka juba, siis mind pandi neid tõlkima. Kui vaja tõlkida oli koosolekul, et olla abiks ja mis iganes. Ja siis ma tegin seda ja see oli üks grupp ühes koos, me palvetasime nendega ja seal oli veel paar eestlast oli ka, kes seal oli koos. Palvetasime seal, seda vist nimetaks, ma ei tea, kuidas nimetavad seda, selline väikene ruumike, mis neil seal on altari kõrval. Ja palvetasime seal koos ja siis selle palve ajal äkki minu üle langes midagi ja ma hakkasin naerma. Ma üritasin seda nagu kuidagi nagu tagasi hoida, aga see oli kuidagi nagu see nii võttis mind üle. Ma ei osanud sellega midagi peale hakata selle asjaga. Ma ütlesin, et ma ei olnud kunagi seda piiblist lugenud ega leidnud, ma ei olnud kunagi seda varem ka kogenud. Aga üks asi, mis ma mäletan selle juures, mul ei olnud vastikuse tunnet ja see ei olnud midagi, mida pressiti mulle peale. See ei olnud midagi, ma ei tea, misegi imelik asi, ma olen nagu segaseks. Kõik see element puudus. Sellega oli kaasas rõõm, sellega oli kaasas nii-öelda rahu ja nüüd tänu Jumalale, seal oli üks kogudusest üks naisterahvas, kes oli seal vahest Jumala sõna jaganud, et tal oli vaimulikku tarkust ja ma küsisin ta käest pärast, mis asi see on, et muga juhtus midagi sellist, kas see on normaalne kogemus ja ta ütles, et jaa, piiblis meil on selliseid situatsioone, kus inimesed saavad täis püha vaimu ja nad hakkavad naerma, nad hakkavad rõõmutsema. Nüüd see ongi sama tarkus, kui Jumala vaim on midagi tegemas, siis see on tark alati selgitada seda. Meil on olnud ka koosolekud, kus Jumala vaim on tabanud kedagi ja inimene võib-olla väes maha kukkunud ja ma olen teadnud, koosolekul on keegi inimene, kes ei ole varem sellega kokku üldse puutunud. Ta on kas hiljuti kristlaseks saanud või isegi ei ole kristlane.
siis ma ütlen ka alati sageli seda üle juurde, et need inimesed ei minestanud, nad ei vaja meditsiinilist abi siin, need ei ole midagi korrast ära, vaid Jumala vaim puudutas neid ja nad kukkusid väes maha. Nüüd meil on selle kohta ka piiblis kirjakohti, kui sind näiteks huvitab see, kui ma selle näiteks välja tõin siia, siis kus see iganes ka on? Ilmutuse 1.17. Ilmutus 1.17. Kui me räägime püha vaimu väljavalamisest ja sellest, mis on jumalik kord, siis meil peab olema selle kohta siiski ka mingi eeskuju või vähemalt analoogia piiblis. Vahest meil kõiki vaimu ja väe avaldusi ei pruugi identselt nüanssideni kirjeldud olla, aga see peaks olema vähemalt oma vilja poolest tootma tähele kindlasti seda, et see toob rahu, seal on positiivne vili, kas inimesed saavad terveks, saavad abi selle kaudu, tulevad võib-olla, ma ei tea, ütleme rõhumisest välja või ütleme mingi positiivne vili peaks selle asjal kaasas olema, kui see juhtub vahest. Sest kõiki nüansse meil ei pruugi olla, meil on mingisugused üldised kirjeldused olemas kindlasti paljude asjade kohta. Ja siin ta ütleb niimoodi siis, kui ma teda nägin, Johannes kirjutab, siis ma langesin maha. Kas sa märkad, siin ei ole kirjutatud, ma heitsin maha, vaid siin on kirjutatud, ma langesin maha. Me näeme temaga juhtub midagi, mida püha vaimu ligiolu tuleb tema üle sellisel kombel, et ta kukub maha. Mulle tundub, siin ei ole isegi praegu täpselt öeldud, et ta kukkus ettepoole. Me oleme vahest harjunud sellega, et inimesed, kui pannakse käsi peale, kukuvad tahapoole. Tema jalgade ette nagu surnu, tegelikult see viitab ilmselgelt, et ta oli ettepoole langemine. Ja ta pani oma parema käe mu peale ja ütles mulle, ära karda, mina olen esimene ja viimne. Nüüd, kas sa märkad ka siin isegi Jeesus, kui ta ütleb neid sõnu välja, siis ka ta nagu öeldakse mingis mõttes julgustab selles situatsioonis, sest et vahest selline kogemus võib tekitada inimeses ehmatust. Kui inimene kukub esimest korda väes maha, ta mõtleb, mis muga juhtus, kas mu tasakaal kadus ära või mul on mingisugune haiguslik probleem või midagi sellist. Ei, see on seesama just, et see on Jumala vägi, mis sind tabab ja Jumal on ka julgustamas sind, et selles ei ole midagi negatiivset, selles ei ole midagi halba. Ja huvitav asi on see, et inimesed võivad purjus olles, mõtlen siis alkoholist purjus olles, tuigerdada ja maha kukkuda ja sellel võivad negatiivsed tagajärjed olla. See, et nagu öeldakse, mis on see, et nad kukuvad ennast puruks või mida iganes võib neile juhtuda, võivad ka tõsiselt haigelt saada. Nüüd inimesed, kes tõsimeeli kukuvad pühas vaimus, ka enamasti ei saa haiget. Nüüd muidugi me oleme praktiliselt selle asjaga, me igaks üks paneme inimesed selja taha ka püüdma, et nagu öeldakse, seda sageli see on väga vahest ootamatu inimeste jaoks ja mis iganes vaatame, et mingid toolid ja asjad ei oleks. Aga seda see on lihtsalt tark praktiline asi, aga me näeme seda, et siiski see toodab midagi positiivset. Ja kui Jumal on otsustanud, et ta tahab sellisel kombel ennast näidata, kes oleme meie tööelda, et see ei ole päris õige. Mõned inimesed ütlevad, et see ei ole nagu kristlusega kuidagi omane. See on nagu need inimesed on mingis eufoorias või mingis imeseisundis, et nad kukuvad niimoodi väes. Kui piiblis me näeme seda juhtumas ja Jumal on otsustanud nii ennast näidata, siis meie ei ole need, kes ütleme, et see ei ole õige. Kui tema otsustas, et tema tahab kellegi pikali lükata, siis tema otsustas nii. Amen. Vaata veel ühte näidet, Johannes evangeeliumi 18 ja 6. Nüüd Jeesus on siin, ta tullakse kinni võtma tegelikult sõdurite poolt, enne seda, kui ta risti lüüakse, ütleb, ja ta nüüd ütles neile, mina olen see. Siis ta ütles Jeesust ja tema vastus on, mina olen see. Nüüd huvitav on see, kes sa märkad, ta kasutab ühte väga olulist fraasi, mis meil on Vanas Testamendis, kui Jumal tutvustas iseennast, ütles, et mina olen. Ja ta ütleb selle sama fraasi ka selles situatsioonis välja ja me saame aru, Jumala võidmine oli selle asja üle ja ta ütleb, et ja taganesid nad ja vaata huvitava fraas on siin ja langesid maha. Nüüd ka isegi mitte ei heitnud maha, vaid langesid. Me näeme, Jumala vaim tabab neid ja nad kukkusid väes maha. Et see on näha piibelik kogemus. On nii?
Ja see, et seda on toimumas, ütleme, kogudustes ka tänasel päeval, võiks öelda ka sageli, see on normaalne ja see on piibelik kogemus, aga siiski, kui on inimesi, kes seda ei ole kogenud, see on hea, et me seda selgitame. See on hea, et me ütleme seda, mis asi see on, milleks see on. Kas see isegi ka sellises kontekst, kui selline koosolek on ja sa tead, et keegi inimene on täiesti uus või täiesti noor kristlane, siis võib-olla kui pastor seda ei selgita, see ei tee paha, et kui sina oled tema kõrvale lähikonnas istumas, sa võid talle vaikselt öelda, mis asi see on. Amen. Nüüd lähme tagasi aposttegudesse. Ja 13. salmis teises peatükis olen. Ütleb, aga teised irvitasid ning ütlesid, nad on täis magusat viina või siis veini. Nüüd üks asi, mis sa pead arvestama, kui püha vaim hakkab liikuma, siis kahjuks saab olema inimesi, kellele see ei meeldi ja kes sellesse võib-olla isegi suhtuvad üleolevalt. Amen. Ära lase ennast sellest häirida. Kahjuks neid saab olema, kellele ei meeldi see, et keegi võiks niimoodi käituda. Nüüd, kas sa märkad, nad annavad sellise huvitava hinnangu nende käitumisele. Kirjeldusi järgi me saame aru, mis oli juhtunud. Tuul oli puhunud, mis oli kuuldav, üleloomulik, Jumala tuul. Siis me näeme, et tuli oli see üle olnud, mis oli põlenud ja oli Jumala tules olnud sõna otsas mõttes. Nüüd nad on rääkinud võõrastes keeltes ja nüüd, kui nad tulevad välja sealt sellest ülemisest toast sinna ja see rahvas on ka seal vastas neil, siis millegi pärast see rahvas süüdistab neid, milles purjus olemises. Nüüd, kui meil on niisugune kirjeldus siin piiblis antud, siis see on põhjusega. Nüüd, kas me saame alati usaldada inimeste sõnu? Kui need nagu on selgelt öeldud, siis nad järelikult nägid midagi. Jällegi, kas sa märkad, midagi on näha. Toome siia ühe Vana Testamendi paar kirja kohta vahele. See on laulude raamatu 126. laul. Nüüd siin ta kirjeldab seda, kui Iisraeli rahvas tulid Sioni vangistusest välja ja ta kirjeldab seda väga huvitavalt, ütleb 126.1. Kui Jehova tõi tagasi Sioni vangid, siis olime nagu unenägijad. Nüüd mõned tõlked viitavad ka sellele, et see räägib sellest, et kogu see asi oli niivõrd nagu ebareaalne nende jaoks, nagu unenägijad. Just saad aru, eks see on nagu see, mis toimunud, nad olid nagu niivõrd hämmastuses ja hämmingus sellest ja see oli niivõrd nagu unenägu nende jaoks. Siis ta ütleb, siis oli meie suu täis naermist ja meie keel täis hõiskamist. Siis öeldi pagana rahvaste seas, Jehova on neile suuri asju teinud, Jehova on meile suuri asju teinud, me oleme rõõmsad. Nüüd me näeme siin, et siin on kirjeldatud just sükest unenägija situatsiooni, kus siis nagu, kui inimene on unes, siis ta nagu ei taju reaalsust päris ehtsalt nagu. Kas pole nii? Või siis toome siia ühe teise asja juurde veel, sest et see räägib just sellisest naermisest, sellele me viitasin ka ennem just, aga Efesuse kirja 5. peatükk ütleb niimoodi, 5. peatükk 15. salm, siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine, ärge joovastuge. Nüüd see sõna, millele ta viitab, ärge jooge ennast purju, siis viinast, me teame, et vanem tõlge kasutab sõna viin, tegelikult räägib veinist. See nüüd niivõrd võib-olla, mingil mõttes see on oluline vahe, aga lihtsalt, et see on teada seda sõna kasutus siin. Ja see ütleb, et ärge jooge purju ennast veinist, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Kas pole huvitav, et piibel toob just selle võrdluse siin välja. Ta räägib sellest, et inimesed joovad ennast alkoholist purju ja võrdleb seda millega, ütleb, et selle asemel tehke mida, saage täis vaimu. Ja ta võrdleb täiesti selgelt, piibel kasutab seda võrdlust ja ta toob välja, et nii-öelda ka meie jaoks võib olla üks joovastumine pühast vaimust.
Ja meil on tegelikult piiblis ka kirjakohad, mis ütlevad, me saame juua rõõmu joovastuse ojast. Kas märkad, seesama joovastumise väljend on olemas. Nüüd paljud kristlased mõtlevad seda, et joovastumine on ju, see on halb ja negatiivne asi. Me näeme, siin on üks joovastumine, mis ei ole halb ja negatiivne asi. See on siis joovastumine pühast vaimust või rõõmu joovastus, kui sa tahad seda niimoodi kasutada. Nüüd me näeme, et siin ta ütleb, et saage täis vaimu ja võrdleb seda alkoholist purju joomisega ja ütleb, et see on see, mida me peaksime tegema ja esimest mitte tegema. Siis ma ütlen siis alkoholist ennast purju jooma. Amen. Ehk siis me järelikult, kui ta kasutab väljendit ja kui me näeme, et nad süüdistavad neid, kes seal koos olid purjus olema, siis järelikult nende käitumises oli ka midagi sellist, mis väljendub inimeste puhul, kes on ka loomulikus mõttes purjus. Aga selles situatsioonis ta ütleb väga selgelt, kes sa märkad, kui ma lähen aposttegudesse tagasi, siis Peetrus astub esile, 2.14. Siis Peetrus astus esile ühest nende 11-ga, tõstis oma häält ning seletas neile. Juuda mehed ja kõik teie Jeruusalemma elanikud, see olgu teile teada ja pange tähele mu sõnu. Kas sa märkad nüüd, kui need asjad on toimus, kui püha vaim on liikumas, siis on oluline, et me seletame. Miks pärast see vajalik on? Osalt see on sellepärast, et inimesed, kes esimesi kordi näevad neid asju, nad saaksid aru, mis see on. Aga teise külje pealt on ka see, et inimesed, kes isegi on neid asju näinud kõrvalt, et ka nemad võisid sellest osa saada, sest usk tuleb kuuldust. Ja Jumal tahab, et igaüks võiks saada täidetud püha vaimuga ja Jumal võib sind kasta ja teha sinuga ka sarnaseid asju, mida piibel siin kirjeldab. Amen. Sul on vaja selleks usku, et sa ei pea alistuma ja praktiseerima midagi, mida piibel ei õpeta. Amen. Ja see peaks olema meie suhtumine, et me ei tee midagi sellist, mida piibel ei õpeta. On väga oluline, vahest mõni inimene mõtleb, et aga süke asi ja süke asi. Piibel küll ei räägi sellisest asjast otseselt, aga mulle tundub, et see oleks hea. Näiteks ma olen siin rääkinud erinevatest veidratest praktikatest, mida vahest mõnedest kogudustest tehakse. Mõnes võetakse needusi inimeste pealt maha. Purustatakse needusi, põlvkonnatagusid needusi ja siis mingeid muid needusi võetakse maha. Aga vaata, me võtsime talt needuse maha ja palusime ja käskisime selle needusel lõppeda ja purustasime selle ja lõhkusime ja lammutasime selle. Ja ta vaata, kui ta tunneb ennast täiesti teistmoodi ja vaata, see probleem kadus ära ja nüüd kõlab võib-olla väga loogilisena. Isegi meie ümber igasuguseid posijaid ja sellised on ka, kes võtavad needusi maha. Sa võid minna, ma ei tea, 25 visata või 25 pole olemas, 20 visata või võib-olla nad tahavad rohkem isegi ja võtavad ka sul needused maha. Selle needuse ja tolle needuse ja kolmanda needuse ja võtavad aga raha hoolega vastu. Nüüd, alati selle küsimus, kas me leiame piiblis sellist praktikat? Kas meil on kirjeldusi sellest, kuidas Paulus kirjeldab, et kõigist või igaks juhuks peaks teie pealt needused maha võtma? Või Jeesus ütles, et minge kõike maailma, võtke kõigid needused maha, kes needuse all on ja kellel on veel põlvkonnatagused needused, need tuleks maha võtta ja kellel on lihtsalt needused, need tuleks maha võtta ja erinevad probleemid, mis võivad põhjustada needusid teie elus ja kas õpetakse sükest piiblist, sükest õpetust? Ei õpetata. Nüüd, mis paneb meie jaoks paika? Kui piibel ei õpeta, siis ma ei praktiseeri seda. Amen. Ja see ei ole õige. Amen. Isegi kui see on mainimata jäetud, siis mõni ütleb mainimata, aga see ikkagi mõjub ju hästi. Nüüd väga palju asju võib olla justkui, mis mõjuvad piltlikult hästi, aga mis ei pruugi olla õiged. Sest et sageli see on konksuga. See on see, mida kurat üritabki teha, on see, et inimesed annavad maad talle ja see väline hea olu või see hea mingi lahendus, mis sellises situatsioonis võib tulla hiljem väga tõsiselt tagasilöögina. Mõned sellised lood või asjad, ma tuleb meelde üks situatsioon, kus see oli Paides koguduses üks inimene, ma tean, vastav Genetnuses kunagi rääkinud, ta isegi ei olnud väga koguduses aktiivselt käimas ja palusid ühe väga tõsises olukorras inimene, kes oli vist vähiga tegemist, mingi taolist isegi, ja palusid tema tervenemise pärast ja asjad hakkasid muutuma väga arvestatavalt ja radikaalselt. Ja tuli võiks öelda, lõpuni veel see tervenemine ei läinud, aga asjad läksid kõvasti paremuse suunas. Aga see inimene on niivõrd rumal ja naiivne, talle sellest ei piisanud.
ta otsis ka mingisugused posijad ja mingid sellised ekstrasensid üles ja lasi nendel oma asju teha tema kallal. Ja see inimene suri. Ja see on reaalsus. See ei ole tõsine mäng, see ei ole lihtsalt mäng, vaid see on vaimne asi tegelikult. Inimesed annavad kurjadele vaimudele oma ellu maad. Ja need samad needuste mahavõtmised on täpselt samasugused mängud. Kus inimesed annavad kurjade vaimudel maad ja võimalust oma ellu midagi panna ja ennem ei olnud probleeme ja nüüd nad vähemalt tekivad. Ja sageli see ongi see, et inimesed käivad sükestel koosolekutel ja sa pead, nagu öeldakse, nad on järgmine kord jälle reas. Nendel tuleb jälle mingit niinimetatud needust maha võtta, aga lõpuks see on tegelikult mingi vaim, mis on tegutsemas nende elus. Nii et sellepärast ära mängi sükesed mänge kaasa, ära lase sükestel asjadel teha enda üle. Kui on kuskil mingi koosolek, kus öeldakse, et võtame needusi maha ja mida iganes asju maha ja purustame põlgandtaguseid needusi, ära mine ette. Ja isegi ka ole isegi nii sükest tarkus on muidugi ära roni süksesse kohtadesse. Aga kui sa isegi peaks olema kohas, kus keegi üritab sinu peale käsi panna ja sa tead, et see on väga vale, siis ütle talle otse näkku, sa ei pane mulle käsi peale, ma ei ole nõus sellega. Amen. See on üks asi, mis meil peab olema piisavalt asju, kui sa saad aru, et sa oled mingil põhjusel selles situatsioonis, võib-olla see võib olla sinu viga, aga et sa oled väga konkreetne ja väga selge. Mul ei ole õnneks olnud väga palju, aga on situatsioone olnud, kus ma juba ei ole õigeid valikuid teinud ja ma olen teadnud, et see inimene on väga valedes asjades tegutsemised, on tahtnud kaakata minu eest paluma, olen öelnud, ei, ma ei soovi. Ta on võib-olla hämmingus näoga olnud, aga sellega on kõik. Nii et see tarkus on muidugi esmane tarkus on see, et ära roni igasse kohta. Ja sul ei ole vaja igale koosolekule minna ja eriti, kui on ka isegi mõne inimese või isegi jutuste suhtes hoiatatud, see on põhjusega. Vahest mõndele inimestele ei meeldi see, kui keegi pastor on, ütleme, kellegi jutlustaja kohta öelnud väga tõsised hoiatused ja taolist. Ma olen sükest asju üsna harva teinud, aga tavaliselt väga selgetel põhjustel. Amen, see on turvalisuse pärast, sind hoida probleemidest. Vahest mõni ütleb, ma tean ise paremini või mis iganes ja see inimene teab. Ja pärast võivad mitmed probleemid tema elus olla just sellepärast, et ta tegelikult ei kuulanud tarka nõuannet. Okei, nüüd lähme tagasi, kus me jäime pooleli. Peetrus siis oli seletamas. Ta ütleb, et siis pange tähele mu sõnu, 14 salmi lõpp. Ei ole need sugugi siis nagu arvate joobnud, sest see on 3. päevatund. Nüüd, see on üks huvitav sõnade mäng, mida meil eesti keeles siin ei paista, aga mitmed tõlked toovad sükse huvitava nüansi välja. Nad ei ole mitte sugugi, nagu teie arvate, sellisel viisil joobunud. Viidates sellele, et nad on joobunud, aga nad pole sellisel viisil, nagu teie arvate joobunud. See on see, mis ta ütleb siin. Sest see on 3. päevatund. Ehk siis ta ütleb seda, et nagu selleks kellaajaks ei jõua ennast täis juua veel. See võib olla väga banaalne tõlgitsus, aga enam-vähem seda ta ütleb, eks ju. Vaid see on, mis on öeldud prohvet Joeli kaudu. Kas sa märkad, nüüd ta kirjeldab mida? See, mida te näete siin nüüd sündimas. Mis asi? Tuul, tuli, võõrad keeled ja pühas vaimus justkui purju olemine. See on see. Amen. Püha vaim on juba rääkinud sellest varem, millal prohvet Joeli kaudu. Nii et see on nagu Jumala normaalne toimimine ja tegutsemine sellisel viisil. Amen. Et me saaksime aru sellest, et me ei laseks ennast kapseldada sellesse, ma arvan, et see ei ole väga halvasti öeldud, aga sellisesse traditsionaalsesse, võib-olla isegi natuke kiriklikku mõtlemisse. Ma ei taha nagu kellegi maha tegema hakata sellega, aga just seda, et vahest inimesed mõtlevad seda, et üks koguduse koosolek peab olema niivõrd nagu välja peetud ja sükene nii-öelda lihtsalt üks laulud ja mingid kõned ja kõik ja ongi kõik ja see ongi viisakalt ja korra järgi. Aga siin ta ütleb, et see on see, mida prohvet Joel on öelnud, et mida Jumal teeb. Vaata, värka, mis ta ütleb. Viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. See on see, millega ma alustasin, et Jumal valab oma vaimu välja oma kojas, oma auhiilguse. Ja see on see, millele ta viitab siin uuesti tagasi ja see on see, mis Jumal tahab ka teha ka meie seas ja tahab pidevalt kogudustes teha. Et koguduse koosolekud ei pea olema ainult õpetus ja ülistamine ja laulmine, vaid Jumalal on ka midagi muud valmis pandud ja see on vajalik ja oluline.
Me ei tohiks sellesse suhtuda kuidagi isegi nagu pilkavalt, kas sa märkad siin nagu pilkasid või nii-öelda irvitasid selle üle. Aga Jumala vaim ei arva niimoodi sellest asjast. See on oluline. See on muuseas tõsine asi, kui sa tahad nii öelda. Ta ütleb, ma valan oma vaimu kõige liha peale, teie pojad ja trütted hakkavad ennustama ja siis profeteerima. Teie noored mehed näevad nägemusi ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähes. Kas sa märkad, et ta räägib üleloomulikest asjadest, üleloomulikest kogemustest, prohvetlikust kõnest, nägemustest, ka üleloomulikult Jumala poolt antud unenägudest. Amen. Ja ütleb, ja neil päevil ma valan oma vaimu oma sulaste ja ümardate peale ja nemad siis ennustavad ehk profeteerivad ja ma annan näha imesid ülal taevas ja tunnustähti all maa peal verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja auline ja sünnib, et igaüks, kes appi hüüab issanda nime, pääseb. Nüüd, meil tuleb ühest asjast aru saada. Kristlus oma olemuselt ei ole lihtsalt üks kammitsetud, lihtsalt kõnepidamine ja mõningate laulukeste laulmine. Ja teate, traditsioonide järgimine. Kristlus oma olemuselt on nähtav, imed, tunnustähed, püha vaimu vägi, asjad, mis on kogetavad, asjad, mis on reaalselt toimunud. See on normaalne kristlus. Vahest mõtlevad, et nad on karismaatikud, nad on äärmuslikuks läinud, nad on vahest, mõni ütleb, et nad on liiga emotsionaalsed. Nüüd see ei ole, kui see on püha vaim on seda tegemas, see ei ole emotsionaalsuse küsimus. Nad ei olnud siin emotsionaalsed. Et nad olid niivõrd nagu emotsionaalselt üles puhutud ja sellepärast rääkisid võõrastes keeltes ja sellepärast tuikusid. Ei, see oli sellepärast, et püha vaim oli need puudutanud. See, et püha vaim on meie seas midagi tegemas, ei peaks olema meie emotsionaalsuse väljendus, vaid see on püha vaimu töö meie seas. Nüüd ta võib olla väliselt emotsionaalne selles mõttes, et näiteks kui inimene on pühas vaimus naermas, see tundub emotsionaalne, aga tegelikult see ei lähtu inimese emotsioonist. Ja see inimene ei peaks naerma sellepärast, et tal oli ainult lõbus. Keegi rääkis ühe mingi tobeda nalja ja sellepärast ta naeris, vaid see on sellepärast, et püha vaimu rõõm on teda täitnud. Amen. Sest kui sa vaatad siin, ma ei tea enne paar kirja kohta veel lugemata, see oli just ma lugesin laulut 126, mis ütles seda, et nad olid nagu unenägijad ja ütles, et nende suu oli täis naermist ja keel oli täis hõiskamist. Laulut 126.2 olen. Siis me näeme seda, et ka seal, mis asi, nende suu oli täis naermist. Me näeme siis, kui Jumala vaim oli neid täitnud, see ei olnud ainult lihtsalt rõõmu väljendus, vaid see oli ka Jumala püha vaimu väljendus nende kaudu. See, et isegi mitte nende, lihtsalt nad veidikene ei naeratanud niimoodi, vaid see suu oli täis naermist. Ja see oli normaalne praktika või asi, mis toimus tol ajal siis, ütleme lihtsalt Jumala koguduses. Ja see oli, kui see oli vanas lepingus okei, siis uues lepingus on ta veelgi rohkem okei, kui sa tahad sükest väljendit kasutada. Amen. See, et see naermine ei ole mitte väikene naeratus, vaid see suu on sõna otseses mõttes täis seda. See on piibelik praktika. Nüüd, miks ma neid asju õpetan? Küsid, kas sa tahad, et need asjad hakkaksid juhtuma? Ma tahan, et Jumala vaimul oleks vabadus teha seda, mis tema tahab teha. Meie eesmärk ei ole lihtsalt saada neid ilminguid, vaid meie eesmärk on lasta Jumala vaimul tulla ja täita meid ja teha seda, mis tema tahab teha. Ja tegutseda viisil, nagu tema tahab, sest et see on oluline osa sellest, et Jumala au saab välja valatud. Seesama jõukus ja ka tervenemine ja imed on kõige selle sama voolu sees. See on seesama jõgi, mille sisse sina astud ja selle sees on ka samamoodi imed, selle sees on ka tervenemised, selle sees on ka Jumala üleloomulik varustus. Kõik see on selles samas jões sees voolamas. Aga selleks, et nendest asjadest osa saada, sul on vaja sellesse jõkke sisse astuda. Meil on Hesekli raamatus just kirjeldatakse sellest, kuidas see Jumala jõgi, see elava vee jõgi voolas sellest kojast välja, kuidas ta alguses oli selline väikene, ma kirjeldan oma sõnadega, nagu peenikene väike nire ja ta hakkas aina suuremaks ja suuremaks minema, kui ta voolas rohkem välja. Ja samas ta räägib sellest, kuidas ka nagu oleks see piltlikult sellesse jõkke või sisse astuda ja alguses ta oli siia luupeksedeni, see on huvitav vanaaegne eestikeelne sõna, selle kondini, see on see kont, ma kunagi uurisin välja, see on selle koha peal. Ja siis ta läheb põlvedeni ja siis lõpuks ta oli puusadeni ja lõpuks oli nii sügav, et selles oli paras ujuda. Ja millest ta räägib, et meil on vaja sellesse samasse jõkke sisse astuda,
Samamoodi alguses, kui sa paned oma jala sisse, kui see on ainult sul selle väikese luupekseni sinna, siis see väga palju sind ei mõjuta veel. Kui ta hakkab juba põlvedeni jõudma, siis sa tunned selle voolu. Kui ta jõuab puusadeni, siis sa pead ennast nii-öelda talitsema ja nagu öeldakse, nüüd on see järgmine samm, kui ta läheb edasi, siis sa pead sisse hüppama, sest muidu ta lükkab su minema nii-öelda kohalt. Nii et see on see sama asi tegelikult ja Jumal tahab, et me astuksime sellesse Jumala jõkke sisse. Aga selleks, et sellesse sisse astuda, on sul vaja aru saada, et see on õige ja hea ja see ei ole negatiivne, see ei ole äärmuslik, see ei ole fanaatiline, see ei ole mingi veidrus. Amen. Ja see on väga paljudel kristlastel, sest inimesed näevad neid esimesi kordi, neid vaimu ja väe avaldusi, keegi on seal naermas või kukkumas väes või ütleb, et milleks see vajalik on. See küll väga kristluse moodi välja. Iva ongi selles, et kristlus pole 100 aastaid näinud seda moodi välja, nagu piibel on olnud. Amen. See on normaalne osa. Ma ei ütle, et kõik koosolekud peavad sellised olema, sest me näeme, meil on piiblis kirjeldusi koosolekutest, kus oli väga selge konkreetselt õpetus, tundide viisi, järjest räägiti asju. Aga meil on ka kirjeldus siin ühest koosolekust, kus ei olnud kõik lihtsalt ainult tunnide viisi õpetus ja asjad, kus Jumala vaim tabas neid lihtsalt, sest siin oli Peetruse jutlus oli ka siin lõpus, kui sa näed. Aga ennem seda, mis juhtus, Jumala vaim täitis neid ja nad olid niivõrd täis, et nad nagu öeldakse, nende jalad nii-öelda ei kandnud korralikult. Ehk siis nad olid nagu sõna otseses mõttes purjus. Et me näeme, et tegelikult Jumala vaimu tahab sellist tüüpi viisi ka tegutseda. Amen. Et meil peab olema seda võimekust ammutada. Nüüd aga, mida see kõik toodab? See ongi sama, kui Jumala vaim tedagi teeb, sellega tuleb kaasa rahu, sageli lahendused, tervenemised, ka inimeste päästmisele tulemised. Vahest mõni inimene võib küsida, et no äkki mõni uus inimene, kes tuleb, ta on ehmatavad sellistest ilmingutest. Äkki me ei tohiks või ei saaks lasta neid asju toimuda. Mis sa märkad? Nemad olid seal 120 ülemises toas ja tulid tänavale välja ja kogu see ilmingute jada on kõik toimumas nende samade uskmatute inimeste silme all. Amen. Nüüd, kas mõned irvitasid selle üle? Jaa. Kas mõned ei meeldinud? Aga terve suur hulk sai päästetud. Sa ei saa välistada seda, et võib-olla mõningitele inimestele see ei meeldi ja mõni inimene võib-olla pahandab selle peale. Me ei saa selle järgi oma asju sättida. Me ei tohiks sättida ka koguduse koosolekut nende irvitajate järgi. Seda ma ei mõtle sõna-sõnalt tingimata, aga inimesed, kes nagunii ei hooli ja kellel ei lähe korda. Me peame tegema asju nii, nagu Jumala vaim teeb ja kui tema otsustab sellisel kombel kedagi puudutada, siis las ta teeb seda. Ja inimene, kes on hea südamega, tal ei ole sellega probleemi. Sest ma ise sain näiteks päästetud palve koosolekul. Ja kõige huvitav oli see, et kui ma sinna läksin kohale, siis mulle ei seletatud alguses, mis siin nüüd toimuma hakkab, mis siin sündima hakkab. See oli korter, mis oli mööblist tühi mingil põhjusel, ma ei tea, see oli keegi välja kolinud, aga lihtsalt said seda kasutada. Ja me istusime lihtsalt sinna sõna otseses mõttes põrandale maha ja ütlesid, et hakkame palvetama. Ja mina ei tea, mida siis moodi teha, sest ma ei olnud tegelikult isegi otsest kus väga selgekujust nii-öelda pöördumispalvet või patusepalvet isegi palunud tol hetkel veel. Aga mul oli tõsine huvi nende asjade vastu ja Jumala sõna ja Jumala asjade vastu tekkinud. Ja istusin sinna maha ja nad hakkasid palvetama. Ja nad panid võõrastes keeltes kõik käima. Ja mina vaatasin ringi, mis nüüd siin toimub ümber ringi. Kõik võõrastes keeltes rääkisid, lihtsalt palvetasid võõrastes keeltes, mõni võib-olla üksiku fraasi eesti keeles ja niimoodi siis kestis see asi, ma ei tea, pakuks, et võib-olla üks pool tundi võib-olla vähemalt. Nüüd, ma oleks võinud ka mõelda, imelikud, veidrikud, ma ei tea, mis mul peast tol hetkel läbi käis, aga ma ei jooksnud uksest välja. Kui Jumal on inimestega tööd tegemas, nad ei jookse ka sükeste asjade keskel uksest välja. Amen. Siis sageli inimesed saavad haaratud sellest ja see võib olla just asi, mis võib väga selgelt kõnetada kedagi. Näiteks Etufrein on minu seda öelnud, ta oli ka esimest korda koguduses ja kui see koguduse koosolek seal toimunud, mis seal iganes oli räägitud, siis üks inimene tõusis üles ja rääkis võõrastes keeltes sõnumi ja teine tõlgitses ja tegelikult seal oli nii-öelda pääste evangeelium või nii-öelda evangeeliumi väga põhilihtne sisu oli sinna sisse pandud ja kutsus nii-öelda päästele. Ja ta kuulis seda ja tegi pärast seda selle otsuse. Keegi rääkis võõrastes keeltes ja tema nii-öelda otsustas uskuda selle sõnumi, mis oli räägitud. Et seesama Jumal võib teha seda väga mitmetel erinevatel viisidel neid asju. Me ei pea häbenema ja kartma Jumala vaimu tööd ja seda, kui ta teeb midagi. Amen.
vahest inimesed mõtlevad, see on imelik, see on veid. Neid võid ikka leiduda, me ei tea sättima neid asju selle järgi. Ära säti oma asju irvitajate järgi. Ma kasutan seda väljendit, mis siin piiblis siis oli, eks ju, mitte nii öeldes, et nii-öelda kõik inimesed peavad sellised olema. Aga on palju inimesi, kes tahavad kuulda ja seal oli väga palju tuhanded said päästetud pärast seda sama kogemust. Amen. Sest see, mis siin juhtus tegelikult. Nüüd vaatame veel paari asja siit tagant poolt. Kunagi peame kokku ka võtma, aga see on aposttegudes siin samas. See on teises peatükis ja 37. salmis siin tagapool. Ja ta ütleb, aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi. See oli sama Peetruse jutlus. Ta ütles, et Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks. Ja siis te saate püha vaimu anni, sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes issand meie Jumal kutsub enese juurde. Nüüd, kui ta kasutab väljendit, te saate püha vaimu anni. Nüüd pärast mida ta räägib seda? Pärast seda, kui tuul oli puhunud, tuli oli neid nii-öelda katnud ja nad olid rääkinud võõrastes keeltes. Amen. Ja nad olid olnud justkui välised nagu purjus. Ja nüüd ta ütleb, saate püha vaimu anni. Nüüd ma ei ütle seda, et igaüks, kes saab püha vaimu ristit, peab seda kõike kogema. Aga et me saaksime aru sellest, et see, kui püha vaim on kedagi täitmas või jumala vaim on kedagi täitmas, see ei pruugi väljenduda ainult selles, et inimene räägib võõrastes keeltes. See on küll üks element, mida me näeme väga palju rõhutatud Uues Testamendis, aposttegudes just eriti. Aga see on ka see, et see kogu see kupatus, mis jumala vaim tahab teha, on kõigi jaoks. Amen. Kas sa märkasid? Sest ma loen sulle uuesti, sest teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes issand meie Jumal kutsub enese juurde. Jumal tahab oma vaimuga täita kõiki, kes seda soovivad. Viisidel, nagu temal parasjagu meeldib. Amen. Mõni ütleb, et aga vahest mõningad sellised ilmingud on ikkagi kuidagi nagu eriskummalised ja ma enne rääkisin korra sellest tantsimisest. Vaata korra minuga koos, paneme selle kohta ka ühe kirja kohe juurde. Enne kui ma selle kokku võtan. See on, kui ma jooksen siin oma märkmete seda tagasi, kohe ütlesin üles selle. Taavetist oli juttu. Teine Saamueli 6.13 on see. Nüüd Taavet oli korraldanud selle, et Jumala laegas toodi tagasi Jeruusalemma kohta, kus ta pidi olema. Ja nüüd on seda tagasi toomas just sellistel viisidel, nagu Jumal seda oli käskinud. Seal oli ennem seda veel ka juhtunud see, et kui nad ei teinud seda õieti, oli tabas neid seal kohtumõistmine. Päris karm märk oli selles mõttes. Aga kui nad nüüd tegid asju õieti täpselt nagu korrektselt, siis nagu öeldakse, Jumala õnnistus oli selle üle. Ja nüüd, kui ta on tegemas siin 13 salm, siis 6. peatükk, teine Saamueli, kui Jehova laeka kandjad olid astunud 6 sammu, siis ohverdas ta härja ja nuumveise. Kas märkad, ainult 6 sammu astuvad edasi sellega. Ja Taavet tantsis kõigest väest Jehova ees. Taavet oli riietatud ainult linasesse õlarüüsse. Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tõid Jehova laeka üles hõisates ja sarve puhudes. Nüüd me näeme kogu selle asja juures nüüd vanas lepingus tehti asju nii-öelda, kuidas me ütleme, ka loomulikust emotsioonist ja ka tundest lähtuvalt, sest näha, ta ütleb, et ta tantsis kõigest jõust ja puhusid sarve ja näeme, seal on väga väliselt ka emotsionaalne see asi. Nüüd Piibel ütleb, et uues lepingus, et me peaksime Jumalat kiitma vaimus ja tões. Nüüd uues lepingus see asi saab pööratud selles suhtes, et nüüd kõik see, mis me teeme, lähtub vaimust. See on see sama, millest ma ennem rääkisin, see sama skeem, et püha vaim tuleb sinu peale ja siis sina teed, ehk siis nagu seal aposttegudes oli see, ja nad rääkisid. Said täis püha vaimu ja nad rääkisid, ehk siis õhutus või nii-öelda julgustus püha vaimu poolt tuleb siin üle ja nüüd sa alistud sellele. Näiteks selle tantsimisega on täpselt samamoodi. Vanas lepingus toimus see lihtsalt
kõigest jõust. Nüüd see toimub, mitte püha vaim ei anna sulle tantsujõudu, aga ta annab sulle õhutuse. Püha vaim tuleb sinu üle, ehk sul on teadmine tunnistus, nüüd on selleks hetk, nüüd on selleks võidmine kohal. Ja kui see võidmine tuleb, siis mis on? Sina teed selle esimese sammu ja sina astud sellesse sisse ja Jumala võidmine on selle asjaga kaasas ja selle toob õnnistuse. Amen. Nüüd, kus sa saad aru selleks, et selleks on hetk? Seesama tunnistus. Sul tuleb tunnistus ja nüüd sa astud sisse. Halleluuja! Sa võid minuga liituda. Nüüd see on seesama, lihtsalt seesama näide sellest, kui Jumala vaim annab teatud õhutuse, tuleb sellesse sisse astuda ja kogu kupatus võib sulle korraga tulla. Seesama, et sa naerad, tantsid ja sul jalad ei kanna ka. Amen. Nüüd, milleks see hea on? Nüüd selle kõige selle käigus Jumal võib sulle midagi rääkida, sellega võib kaasa tulla vabadus, sellega kaasa võib tulla ka tervenemine, sellega kaasa võib tulla ka teatud ka õnnistus. Näiteks mul tuleb meelde üks situatsioon. See on siis Amy Siegel, see on Joel Siegeli abikaasa, on rääkinud seda, tal oli ühel koosolekul õhutus, et ta peaks jooksma vaimus. See õhutus hakkas ka sellest teadmisest. Ja ta tegi parajad jooksu nii-öelda ringid kuskil seal koguduses, kus see parasjagu võimalus oli. Ja pühas vaimus jooksis õhutusel. Ja Jumala vaim ütles talle väga selgelt, sa jooksid oma maja kohale. Ja täpselt nii see sündis, kui ma ei tea, see oli mingisugune nõksu, aega läks mööda ja nad said nendele uue maja. Tänu Jumal. Nüüd Jumal võib selliseid asju siduda oma vahel. Seesama alistus, saad aru, ärme tee sellest mingit eraldi õpetust, eks ju. Et nagu selleks, et maja saada, tuleb jooksta, eks ju. Ma ei hakka seda, aga see on lihtsalt see, et sa kuuletud Jumala pühale vaimule teatud kontekstis ja Jumal võib selle käigus midagi üleloomulikku käivitada. Muuseas, meil on Vanas Testamendis analoogne näide, otsime selle korra üles, see on ka, kus ta on? Aha, siin. Esimene kuningate 18:46. Esimene kuningate 18:46. Eelia on siin palvetanud vihma pärast, et see vihm tuleks. Ja me näeme seal eelnevalt on see, et ta näeb seda väikest pilvekest nagu sammast, kämmalt, tähendab, mitte sammast, kämmalt. Ja mitu korda laseb oma poisil minna veel seda vaatama uuesti ja lõpuks nii-öelda see pilv oli kohal. Ja siis ta ütleb selle samale, see oli Ahab vist, jah, see kuningas, jah, et nagu võta oma nii-öelda hobused ja kaarikud ja nii-öelda mine sellesse konkreetsesse kohta siis. Ja kui ta saadab ta teele, vihma veel ei sadanud. Kas pole nii? Ja sa märkad nüüd, ja Jehova käsi tuli Eelia pea ja ta pani inesele vööle ja jooksis Ahabile ette Iisraeli teelahkmeni. Ja vihm hakkas seal samas sadama. Ma ei tea, kas selles juba jooksus või selles asjas. Kas sa märkad, ta jälgis teatud olulisi asju. Ta palus, ta igatses, ta seisis Jumala ees selle asja suhtes, aga nüüd tal tuli joosta üks jooks, mis tõi selle läbi murrangu vaimus. See on üks eeskuju selles mõttes. Teatud kontekstis sul on vaja ka alistuda pühale vaimule ja tegutseda teatud kombes, astuda see esimene samm, teha see esimene tantsusamm või jooksusamm ja see käivitab midagi sinu jaoks ka vaimses sfääris. See tõi siis vihma kohale. Amen. Füüsilise vihma. See võib väga palju erinevaid asju tuua kohale. Jumala ligiolu, läbi murrangu sinu ellu kohale.
tervenemise sinu ellu, vabanemise sinu ellu kohale. Ja need asjad on kõik omavahel seotud, see, et me alistume Jumala pühale vaimule ja nüüd midagi murdub, midagi tuleb esile, midagi toimub, midagi sünnib. Amen. Amen. Meil on vaja siin ka koguduses teha ruumi, selles mõttes, et meil oleks võimalus siin joosta korralikult, kui vaja. Ja me võime selle nalja üle teha, aga see on reaalne asi, meil tuleb vahest alistuda teatud asjadele, mis Jumala vaim on andmas meile. Amen. Ma tean, Rodney Hart Brownil oli väga konkreetne juhis kogudus ja ma ei tea, kas on siiamaani, et kella osuti suunas, palun joosta. See tähendab siis, see on siis sedapidi, eks ju, saad aru, et paneme selle kella nagu mõttes maha. Teistpidi või? Okei, teistpidi. Muidugi mulle jookseb, minul oli teistpidi kell ju. Siis tähendab teistpidi. Või iganes. Aga et vähemalt ühes suunas, et inimesed kokku ei jookse omavahel. Ja see on oluline tegelikult, see on piibelik praktika. Meil on olemas, see on üks viisidest, kuidas Jumala vaim võib õhutada meid alistuma. Amen. Kuidas sa selle ära tabad? Samamoodi esimene kord, kui sa hakkasid võõrastes keeltes rääkima, püha vaim tuleb su peale. Sul on teadmine, õhutus, püha vaimu liige tuleb sulle ja nüüd sa alistud selle õhutusele. Ja jooksed või hüppad. Aga see on üks huvitav samm, just ka sa märkad, Jehova käsi tuli tema peale, pani enesele vööle ja jooksis. Me näeme, et selles väljenduses on selgelt, tema pidi astuma need sammud. Nüüd, kui sa vaatad seda kirjeldust, Ahab oli läinud hobuste ja kaarikutega. Võimalik, et ta läks teist teed natukene. Aga ma arvan, et mitte väga palju. Sest et nagu öeldakse, kuna see oli mägedes kogu see asi, ta pidi siis isegi tõmbas sealt kuskilt otse, aga see ei saanud nii palju lühem olla ilmselgelt, et ta jooksis kiiremini kui hobused ja kaarikud. See oli üleloomulik ilmselgelt. Pühavaimu võidmine tuli ta üle ja ta jooksis üleloomuliku kiirusega, aga mismoodi hakkas? Esimene samm tuli teha. Peetrusele öeldi ka, Jeesus ütles, et tule kõnnis ja vee peale, mis kõik see vesi kandma hakkas, sellepärast ta tegi esimese sammu. Amen. Ja üleloomulik tuli. See on see sama asi, et me astume üleloomulikku selle sama sõnakulelikkuse sammuga. Sinu peale pannakse käed, püha vaim täidab sind ja sa hakkad rääkima või üleloomulikku astud. Astud üleloomulikku. Ja samamoodi see skeem on täpselt sama. Jälle mingi asi tuleb teha ja sa astud üleloomulikku. Isegi vaimuandidega on samamoodi. Näiteks, kui ma ise olen võõrastes keeltes, ütleme, rääkinud sõnumi või keegi teine on rääkinud sõnumi võõrastes keeltes, kus ma tean, mis selle asja sisu on. See inimene või mina ise räägin selle keeltes sõnumi välja, nüüd ma usus, ma havan oma suu. Vahest mul on mingisugune, ütleme, Jumal annab mingisuguse idee või mõtte osa sellest asjast, mis sealt hakkab tulema ja ma hakkan sellest peale ja nüüd jäljest rääkides Jumal annab õiged sõnad. Astun millesse üleloomulikku. Profeteerimisega. Tuleb õhutus mu üle või sinu üle samamoodi võib tulla, et Jumal tahab, et sa profetlikult räägiksid. Sul tuleb see sageli profeteerimise puhul esimesed sõnad või see on nagu keegi piltlikult toonud välja, see on nagu üks vaip, mida hakatakse lahti rulluma. Sa ei näe kogu pilti, aga sul on esimene äär näha. Ja nüüd sa näed need esimesed sõnad ja hakkad rääkima ja see rullub järjest lahti ja sa hakkad rääkima. Ja sageli see on sama, et sul ei ole aimugi sellest lõpust, mis selle sõnumil on, aga sa tead algust. Jällegi, alistud alguses ja see tuleb esile. Amen. Et see on üks jumalik skeem, kuidas Jumal tegutseb. Seesama, et sa alistud selle asjale, nüüd Jumal annab sulle selle asja, toob selle asja esile. Amen. Amen, kiitus Jumalale. Ja Jumal tahab liikuda palju enamatel viisidel, kui ta on seda teinud. Sest et viimsel päevil Jumal valab oma vaimu ja me näeme, kuidas Jumala sõna õpetus on väga oluline. Aga me näeme ühte teist elementi, kui ta kirjeldab seda, et ta viimsel päevil valab oma vaimu välja. Sellele liitub teine element, see on Jumala vaimu töö. Jumala vete, elavate vete voolamine, mis on samamoodi vajalik, mis on samamoodi oluline. See ei piirdu ainult sellega, et me istume koosolekul, teeme märkmeid, kuulame järgmisi jutluse, istume koosolekul, teeme märkmeid, kuulame järgmisi jutluse, istume koosolekul, teeme märkmeid, kuulame järgmisi jutluse, mis on vajalik. Aga nüüd Jumal tahab selle asjale panna ka oma vaimu töö ja oma voolu ja sageli see on see, mis käivitab ja toob esile selle, mida me oleme kuulnud ja mida meile on räägitud ja see nüüd toob selle esile selles voolus, hakkab voolama kõik see esile. See jõukus, tervenemine, imed, vaimuannid, erinevad asjad, mis Jumal on valmis pannud kõik, see hakkab kõik esile voolama. Ja see on viis, kuidas Jumal tahab tegutseda. Ja see on lõpuaegadele üks omane element, kui sa vaatad
ka üks profeteering, mis on Smith Wigglesworthi kohta just öeldud, et see saab olema just, ta on rääkinud omal ajal välja, just see saab olema Jumala sõna ja vaimu liikumine, et saavad olema käsi käes, kus on väga selge Jumala sõna õpetus ja väga selge püha vaimu vool, ehk siis püha vaimu liikumine. Amen. Need on mõlemaid vaja. Amen. Esimene ehitab ühe kindla aluse ja teine on see, kus Jumala vaim saab liikuda selle sama kindla aluse peal. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Isa, ma tänan sind. Isa, ma tänan sind, et sul on head asjad meie jaoks valmis pandud. Sul on, kiitus sulle, Isa, tänu sulle, Isa. Crevidese stendre postese crote heledre stenta. Ongo froviteses tese prodes tese noa previtenderes töö. Pane see mikrofon peale. Halleluuja. Kiitus, Isa. Ma usun, et sul on mingi sõnum keeltes. Halleluuja. Onkusiti enta darambando dorobosta de te gelama hatai monzo taisi breketen bahatai lekento mongo dataiela hesando brocompo otai gestendele banjat basto vopo repenenti ela kisondo bahata rebe vombo uston tali de dea. Õppige minu vaimuga koos liikuma. Alistuma tema õhutustele, alistuma tema juhatustele. Ja selles voolus ja selles jõe voolus justkui te saate nägema, kuidas minu vaim juhatab ja juhib teid kohtadesse, kus te peaksite olema. Te saate teada minu plaani teie jaoks, te saate teada tarkuse ja juhised asjade jaoks, mis ma olen valmis teie jaoks pannud. Sest selles samas voolus voolates see jõgi viib teid õigetesse kohtadesse. Ja seal tulevad ka sageli lahendused, isegi tervenemistele, mille koha pealt teil on olnud küsimärgid õhus, miks ma ei ole saanud lahendust, miks see asi ei ole muutunud. Ja nüüd käies ja kuuletudes mulle, te äkki seate, äkki te seialt üles täpselt selle probleemi ja te tegelete sellega ja see asi saab lahendunud, millega te olete maadelnud pikki aegu. Seepärast alistuge ja kuuletuge minu vaimule ja käige seda teed ja voolake selles voolus edasi ja lahendused, vastused ja juhatus ja minu käest ka varustus tuleb teile. Haarates kinni minu sõnast ja käies minu vaimust koos, te saate astuma ka jõukusesse ja küllusesse, mis teil on vaja tulevasteks aegadeks. Nagu ma olen öelnud ka oma sulasele, et ma tahan teha sind rikkaks, kui sa õpid järgima minu vaimu. Ja see on ka viis, kuidas, kui sa järgid minu vaimu, sa käid ka jõukuses ja külluses, et olla õnnistuseks paljudele. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Selle eest sul on head asjad meie jaoks valmis pandud. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Isa, me otsustame kuuletuda ja alistuda sinu vaimu juhatustele ja sinu vaimu nõuannetele ja teha sinu tahtmist, teha sinu plaanide järgi ja käia selles voolus, mis sina oled valmis pannud. Selles voolus, mis sa oled valmis pannud. Isa, tänu sulle, Isa. Kiitus sulle ja austus sulle. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Sinu headuse ja sinu helduse eest. Amen ja amen.